Kallid saali jalgpallisõbrad, oleme täna siin EMÜ spordihoones. Saali jalgpalli meistriliiga, poolfinaalseeria teine mäng. Külalised Narva United, koduvõistkond Tartu Ravens. Sokkerneti vahendusel koondise väravahti Belikov on mitmekordne meister, kas läheb, siit see ei lähe. Number 16 oli seal teravikus Stanislav Gusev. Kontakti saali jalgpallis on palju rohkem. Löödi kas läheb, lööb, tassib Belikov. Ja nagu sa mainisid, väravaid on head. 2-2 olukord. 3-2. 3-2. Ja no süke so lahendus, ma peangi poolt ja see, Vadim Belikov. Ja kohe Narva fännid. Hästi suurestab Ravens praegu, ikkagi Narva peab taganema selle palliga. Peab taganema ja kaotavad ka ära selle. Kuigi just ennist tahtsin mainida, et Narva tegelikult ei karda seda taganemist. Kindlasti mängu lõpupoole või teisel poolajal nii-öelda see füüsis mängib kindlasti ka oma rolli. Kas läheb ju posti lööb? Raul Rebane. Mugav, et jalaga läks Belikov. Ta on tegelikult siuke futsali väravaht, ütlema, et käega lööb väga karva. Mida teeb Rene Kolsar? See on täiesti ebareaalne mängu lugemise türge on tekkinud Leetsaare ja Rene Kolsar. Nagu kommenteerida liigselt, aga võib-olla jääda nagu ja võita omale natukene aega ja ruumi reageerimiseks. Järjekordne ja hea tõrje. Järjekordne hea löög ja järjekordne hea. Ja mingi energia on nagu mängus nüüd Gusev vaatab, kui ebamugav vend on see Gusev, hoiab palli väga hästi. Ja Kolsar! Kolsar peab tegema vastu liikumisse väikse tõrje, jah. Aga just tahtsin tegelikult... Ära muidu Ravensile võib nagu veel kehvemini minna. Just Ravensi mehed laiutavad palju rohkem siin käsi kui Narva omad ja... Liipinid hästi leiab praegu Kidanov. Aleksandrov, kas läheb löögi üle posti? Just rääksime, on ja? No, nüüd Ravensi poolt vaadates on vaja 20 sekundit või 18 sekundit veel vastu. Just nii tehaksegi, et hästi viimane võimalus veel leida. Ei kaotab ikkagi palju, nüüd tuleb tagasi töötada. Babjak, no siin võib... Oot, Kulikov peatab mängu ja no siin... Vaata, need on vahepealist olukorrad, ta ikkagi paneb käed külge, vaata. Kristjan Kalamees. Ja save! Romet Sepp pikpallite, Savikingi suunas. Ja on poolaeg. Toob Kasta nüüd tules praegu Ravensi jaoks. Romet Sepp. No lööke rohkem ja audi aega on nii-öelda, et... Eduard Desanski! Rinnaga omaks ja vasakuga sisse. Vaatame üle, aga Ravens on tagasi mängus. Ja ma arvan, et see teeb mängule ainult head. Aga see annab nagu nii-öelda Narvale väga hea võimaluse, kui sul väravat. Sa ei pea nagu üle Kalutšiga, ta mängime! Tõmari Numa! 2-1 Ravensi käsus! Nii kui mäng hakkas natukene rahulikumaks minema. Mis asi siin rahulikum, mitte midagi. Miinusest plussiks, et... Ja, täpselt. On olemas 2-2. Vitali Katerinin, suurepärane löög esiristi ja Ravensi väravahile Rene Kolsarile sarvede vahele. Sarvede vahele just. Mõlemale poole nüüd. No ta Lehar ei löönud seal mingit varianti ka, see kuidagi nagu... Ja pöörab ära. Yes! Lehar! Savikin! 3-2 Ravens läheb selle mängu juhtima. Mängida on 6 minutit ja 14 sekundit. Ja selle jaoks sul ongi ühte suurt tugevat meest. Miks liiga vara oleks saanud veel midagi proovida, aga kui Narva... Aga noh, neil on see üks mäng varuks igaks just ka veel, kui peaks väga halvasti minema, et... Ja kas läheb! Ja lööbki, yes! Tõmari Numa teine värev selles kohtumises! Malja... Oi, ja mis me Leharil all on? Leharil all on kollane. Miskipärast see oli ka selline olukord. Tagasi tööl ja näeme sama seisu, mis 30 tagasi. Oma värav, Maksim Babjak! Maksim Babjak! Puusaga. Järelikult oli piisavalt hea pall.
see on täpselt see, millest me rääkisime alguses, et tugev väravaaue, omad teised nagu ses suhtes. Ja ei ole kõige raskemad võimalused. Need on need kõige raskemad momendid. Ja nüüd tundub, et Revens praegu võidab ja Revens võidab, Tartu Revens võidab 3-4, 4-3 seda mängu. Poolfinaalseeria liigub Narva. Nädalavahetusel mängitakse Narvas. Lihtsalt midagi seal ei tule.